Kas sul on kunagi tekkinud soov, huvi või vajadus filmida mõnda autot? Kui vastus on jah, siis oled õiges kohas. Täna seletan lahti terve protsessi, kuidas autosid üles võtame ning milliseid vigu saad sina vältida, mida meie varem ei vältinud. Ja. Protsess koosneb 3 osast. Eeltöö, salvestus ja järeltöötlus. Sõida konkreetse autoga palju ja jälgi mõtteid, mis sul pähe tulevad. Muidugi esmalt jälgi liiklust. Eelneva põhjal leia õige muusikapala ja hakka mõtlema, milline pilt sinna peale sobib. Järgmiseks on sul vaja pastakat ja paberit. Joonista välja, milliseid kaadreid sul vaja, nende järjestus ja kuidas vahetuvad, kas üleminekute või puhaste lõigetena. Joonistusoskuse pärast pole vaja muretseda. Ka meie toimetuses keegi maalikunsti auhindu ei võida. Kirjuta juurde kogu info, milline on liikumine kaameral, objektiivi valik, kui kõrgel on kaamera, millisest suunast valgustad, kui kaua kaader kestab ja nii edasi. Selle põhjal tekib korralik nimekiri. Peast mõtted paberile saanud, siis on mõistlik filmimiseks kohta hakata otsima. Ideaalis leiad veidi eraldatud, turvalise ja rahuliku koha, kus saab autot liigutada vastavalt päikese suunale ning ei pea muretsema liialt tausta või peegelduste pärast. Mõistlik on leida mitu varianti. Olen isegi tunde tiirutanud mööda linna, sest et ühele kohale ei pääsenud ligi. Selle aja oleks võinud panna filmimisse. Enne võttele minekut on mõistlik üle vaadata kogu vajalik tehnika. Kas akud laetud, objektiivid puhtad, mälukaardid tühjad, kaamera seaded õiged, statiivikruvid keeratud, määriad salvrätikud kaasas, et autolt mõni plekk ära kaotada ja nii edasi. Mõistlik on vajalikest asjadest koostada nimekiri. Meie seda teinud pole, tänu millel oleme saanud ühe mutri, mälukaardi või kaltsu pärast pool linna läbi sõita. Tööriistad, nimekiri ja kõik muu vajalik pakitud. Nüüd on aeg leida võttepaigale lähim autopesula. Puhas auto on ilus auto, näiteks nagu see. Renault Megane, mis selles hinnaklassis üllatas meid nii kvaliteedi, tunnetuse kui ka rikkaliku varustusega. 8,7-tolline puuteekraan, mis peidab endas multimeedia navigatsioonisüsteemi, kliimaseadet, esiistmete soojendust ja palju muudki. Sõiduvahendina sobib ta tänu 3 kereversioonile kõigile, kes just otseselt nelikveolist maasturit või rohkem kui 5 kohta ei vaja. Video tegemise hetkel on see auto üle 3000 € tavahinnas soodsam. Kas see auto on sulle? Kõige lihtsam on minna proovisõidule. Link registreerimiseks on all kirjelduses. Salvestuse jaoks planeeri nii palju aega kui vähegi võimalik. Kunagi ei tea, millal hakkab näiteks vihma sadama. Olen isegi konutanud tunnikese autos, mille käigus salvestasin telefonist ülevaate. Võttepaigale jõudes jälgi valgusallika, näiteks päikese suunda, et sobimatutesse kohtadesse varje ei tekiks. Liikuvate pilvede puhul on mõistlik otsustada emma-kumma kasuks ning filmida kas laus päikese või pilvise taeva valguses. Pilved käituvad kui massiivne pehmendi ning annavad mõnusa ja naturaalse valguse. Kaameraseadete puhul on mõistlik teha kõik manuaalselt, nii ISO kui valge balanss. See hoiab järeltöötluses meeletult aega kokku. Võttele on mõistlik minna vaid asjaosalistega. Tavalistel inimestel on lihtsalt igav jälgida, kuidas tunde vaikuses kaadreid otsid. Auto õiges kohas, kaameras seaded paigas, otsi välja võtte nimekiri ja hakka selle põhjal filmima. Esimesena saa kätte kaadrid ja liikumised, mis oled joonistanud. Peale seda eksperimenteeri. Märgi kindlasti üles, mis salvestatud. Juhul, kui oled kõik vajaliku kätte saanud, võta veidi aega ning otsi lisaks mõned kihvtid kaadrid ümbrusest või autost endast. Juhul, kui sa tahad saada liikuvaid kaadreid, on see päris loogiline, et sul on vaja vähemalt 2 autot ja 3 inimest. Üks inimene peab ühte autot roolima, teine inimene peab teist autot roolima ja ideaalis 3. inimene peaks opereerima kaamerat. Lähme vaatame natuke lähemalt, kuidas see kogu konstruktsioon välja näeb. Siin on üks autojuhtidest. Koll, millega me filmime ja kuidas me filmime, näeb välja selline. Samamoodi, mis tuleb tähele panna, on korrektne planeerimine, ehk siis kõik osapooled teaksid täpselt, mida nad teevad. Ja teine asi, ohutus. Sul ei ole vaja suuri kiiruseid, mitte midagi siukest. Meie kavatseme sõita kuni 10-20 km tunnis ja täiesti eraldatud kohas. Ja kindlasti kinnita rihmaga nii ennast kui kaamera
ole ettevaatlik. Meie silmis kõige olulisem, aga ka kõige igavam osa on korrektne failihaldus. Meetodeid oleme pidanud õppima läbi liinitöösüsteemi, kus mitme kaamera ja võttepäeva materjal on ühes kaustas ja millegi leidmine võib võtta tunde. Siinkohal leidsime, et võtteplaani tehes on mõistlik anda kaadritele nimetus ja seerianumber. Töös olevate projektide puhul hoiame materjali kuni 3 erineval andmekandjal, sest et kõvaketastel, SSD-del ja mälukaartidel on limiteeritud eluiga, mille tegelik pikkus selgub kõige ebameeldivamal hetkel. Materjal läbi töötatud, nüüd on aeg monteerima hakata. Värv, tempod, lõikemeetodid ja ülesehitus on igal inimesel erinevad. See meile ju videomaastikul meeldibki. Kokkuvõtvalt. Veidi rohkem kui 150 YouTube'i videot, millest mõnel musta materjali rohkem kui 0,5 tera, võime öelda, et oleme isiklikult kõiki hädasid ja jamasid tunda saanud ning paljud vead ka ära teinud. Selle põhjal võime öelda, et mida täpsemalt ja detailsemalt planeerida, seda lihtsamalt ja stressivabamalt tuleb hea lõpptulemus. Nii et enne punasele nupule vajutust tead täpselt, miks sa seda teed. Jõudu katsetamisel ning ära unusta kõige tähtsamat. Naudi kogu protsessi. Aitäh!